no naljaga pooleks. Kus sa oled, kes sa oled? Almar Grušenko Riigikogu kandidaat laps rahuplaani autor 8. september 22. On teil mingi sõnum? Sõnum oli selline, et turvamees munapeaga tuli järjekordselt linnavalitsuse ette, Tallinna linnavalitsuse ette ja ütles, et tuleb plakat maha võtta, seekord siis värava külge riputamise põhjendusega. Kas võis olla põhjus, et ta ei saanud selle, ütleme, vaimne tase ei saanud aru sellest plakati sisust? Vaimne tasemega on tal kõik korras, lihtsalt palka saab vastavalt kohast, räägib alguses seda juttu ja lõpuks, kui pikemalt rääkida, siis on aru saada, et on potentsiaalne patrioot. Eestlase huvides, kust peaks Tallinna, ütleme siis ühe juhtiva Ukraina lipuga tähistatud maja töötajad palka saama? Kas Ukrainas? Kus nad peaksid meie 11 000 aastase kultuuri alusel või kus nad saavad palka, ma ei saanud aru. Ma küsiks ideaalvarianti kõigepealt ja siis reaal. Mida saaksime loota eestlusele ja mida tegelikult saame? No Taimo Einberg ütleb, et riigikogulased peaksid ka tasuta tööd tegema, mina ei ole sellega nõus. Mina olen. Kui teised saavad raha, kui meil on ikkagi kapitalism, raha käib. No, neil on isegi pappi seal, äsja võeti muuseas sinu suurelt eeskujult härra, mis ta oligi meil, tuleta meelde? Bessedin. Ei. Bessedin on poliitik. Paidemaa kodanik. Tüdruk või? Noormees. Ei tea isegi. Kes ka väga teravalt võttis sõna kaitsevahendite ja ka ise tuli kaitsevahendist tervenist. Kunnas või? Ei. Kaitsevahendil ma mõtlen COVID-it. Ei tea, mees või naine? Fraktsioonitu. Nüüd, aga enne? EKRE. Mul ei tule päevi. Grünthal või? Jah, Kalle Grünthal. Aga ta ei ole Võõrumaa. Kuid tal võeti ära saadiku puutumatust, kuna olevat hankinud diislit ja bensu. No kuulge, vaadake seda videot, mis ta tegi ajakirjanikega peale seda, kui see tõsteti üles. Probleem. Kui sa vaatad semiootilise pilduga seda videot, siis mul tekib küll küsimus, et miks ajakirjanikud tulevad ja kuulavad nii pikalt nii ilusat seletust. Ja et kas Kalle ei saa aru, et kui sa paned nagu diislit ja bensu segamini ja suures koguses, et sellest tekib probleem. Probleem on selles, et on mingisugused kas kohe algselt või mingil hetkel kokku lepitud nii-öelda free massoonidega tegevused. Et mul on Kallele ikka mitu küsimust sellest suhtes. Selge. Ja kas võiks veel küsida lõpetuseks, et oled ka pettunud, et plakat siis seekord siiski jääb? Milles mina saan pettunud olla? Tundub, et siin oli rohkem sellist sõnadega hüppamist nii-öelda kui reaalselt. Me ei ole ju valitsuses, isegi mitte linnavalitsuses. Kelle süü see? Võiks öelda, et teie antud juhul siis Almar tunnete siin täielikku õigust viibida. Meie ja Almar... Ka viidates selgelt Prantsusmaal kollaste vestide meeleavaldusel, mille Putin on maha kiitnud. Maha laitnud või? Laitnud. Seal oli minu arust rahvuslik teataja kirjutas juba kas järgmisel aastal, kui need hakkasid. Ja vehitasin ka, ütleme siis, valge-musta vapsilipuga, et kas te ei karda, et teie eeskuju võib nakata? Mis puutub siin olla juba 10 inimesed. Prantsuse kollaveste, siis seal liidril löödi silm peast välja. Et ma loodan, et Eestis selliseid asju ei juhtu enam. Ma saan aru, et oli ka väike konflikt samas lähedal Viru keskuses. Kuidas kommenteerite? Nii palju kõike asja segamini ei räägiks. Vabadussõjalaste lipul on õigus igal pool lehtida Eestis. Mustvalge. Või valge-mustvalge. Nende sõnadega teeme üldkaadri peale.